Tere tulemast kuulama podcasti Avastades uut maailma ja selles osas uurime me just väga põnevat teemat ehk siis ego ja selle olemust. Ja me ei räägi mitte egost kui lihtsalt psühholoogilisest mõistest, vaid egost kui elavast substantsist, mis toimib täna maatriksi süsteemi osana ja mõjutab meid igal hetkel. Mina olen Kai-Sandra Auger ja minuga on koos siin Eda Lehesmets. Tere Kai ja tere kõikidele kuulajatele. Räägime egost ja tavaliselt, kui inimesed kuulevad sõna ego, siis see seostub millega? No tavaliselt see seostub egoismiga. Ja. Ega egoistlikku inimest iseloomustab siis selline enesekesksus, vahest võib-olla ülbus, omakasupüüdlikkus, minakesksus ja reeglina peetakse just sellist egot nagu selliseks, mis ongi nagu egoistlik inimene. Ja, ma mäletan enda puhul ka, et ma enamasti ikkagi, kui me hakkasime õppima ja tulid esimesed ego-kursused, siis ma mõtlesin, et milleks mul neid vaja on, et mul ei ole üldse suur ego, et ma olen väga võib-olla altruistlik, ma teen väga head, mul ei ole üldse nagu sellised egoistlikud mõtted, et ma mõtleks ainult enda peale ja teeks selliseid suuri, ma ei tea, egos tehtud tegevusi, et näidata ennast või mingit mainet taga otsida. No ego on nii mitmetahuline, eriti siin meie langenud planeedil, et täna me võime vaadata ego nagu absoluutselt igas valdkonnas ja täna ei ole mitte ainsamat inimest, kes oleks ilma egota. Ja siis, kui me läksimegi õppima ja ma sain ka teada, mis ego tegelikult on, siis ma sain nagu aru, et inimesed nagu 90% koosnevadki ainult egost, et nende mõtted, käitumine on seotud ikkagi egoprogrammidega ehk siis maatriksiga. Ja kuidas see nagu tekkinud on, täna võib-olla räägime sellest ka siis natukene rohkem, et miks see just nii on. Kuigi mul on olnud aegade jooksul selliseid tuttavaid, kes on öelnud, et nendel pole üldse mitte mingisugust ego. Ja ise ma kõrvalt nägin, et tookord, kui ma veel isegi ei teadnud, mis ego on tegelikult, et on ju küll sul see ego ja et väga egoistlik oled, aga inimesed enda egosid nagu üldse ei näe. Et ma arvan ka, et see on hästi põnev teema ja võib-olla siis ehk pärast tänast teemat nii mõnigi inimene leiab ennast peeglist ja näeb seda ego natuke teise nurga alt. Ja ma arvan, et siin võib-olla kõige, kes ei jaksa ja kannatamatult juba tahaks teada täpselt, mis on see sisu, siis võib öelda, et kõik hirmud, mis sul täna on, olgu see, et sa kardad kõrgust, kardad sa hiiri, kardad sa teiste arvamusi, kõik, mis on seotud ükskõik mil moel mingisuguse hirmuga, mis hoiab sind tagasi või just paneb mingeid tegevusi tegema, on seotud egoga. Ehk siis, et kui sa vähegi midagi kardad, olgu see kas või ämblikud, siis see on täna ego. Jaa, ma ei pea siin isegi silmas võib-olla seda, et me kardame midagi, mingit konkreetset objekti, aga need sellised hirmud, mis on seotud just näiteks homsega, et sa kardad homset, mis homne päev toob, sa kardad selliseid olematuid asju, mis sinuga juhtuda võib, et see kõik on ego. Ja ego on selline tore asi, mis ütleme, kui laps sünnib, et siis me ütleme, et laps sünnib puhtana, et lapsel ei ole programme. Kes siis lapsele vastsündinule neid programme alla laadima hakkab? Et eks siis need vanemad ja vanevanemad ja õed-vennad ja kogu see keskkond ja reeglina laetaksegi alla egoprogramme. Aga kuna egol on ligipääs, nagu sa ütlesid, see on elav substants, ja tal on ligipääs kogu meie alateadvusele, aga alateadvuses on talletunud kõik meie eelmised elud ja siis kasutab ego loomulikult ka meie eelmiste elude programme, nii et kui laps sünnib, siis tal on juba alateadvus ja algselt on ta puhas leht, aga elu jooksul need programmid on need, millele siis ego juurde pääseb. Ja aktiveerib need taaskord jälle ja et mida rohkem me kasvatame lapses seda jumalikku alget, seda vähem on võimalik egol pääseda lapse psüühikasse. Aga nagu me teame, tänapäeval on valdavalt meil ikkagi need maatriksi programmid ja egol on ligipääs kõikidele nendele programmidele, mida me oleme loonud selles elus, eelnevates elus ja see ongi see, mis tekitab meile hästi palju probleeme.
aga tuleme kohe alguses ikkagi tagasi selle juurde, et võib-olla ka kuulajad, kes ei ole selle teemaga niivõrd kursis, et mis tähendab see, et ego on elav substants. See on vast kõige olulisem minu jaoks vähemalt alguses. Mul läks päris mitu kursust konkreetselt, mis rääkis siis egost, et aru saada, mis see siis nagu tegelikult on, et see ei ole lihtsalt mingisugune mõttevorm, see ei ole ainult see, mis hoiab meid ellujäämisrežiimil nii-öelda, et aju tahab vähem teha ja siis ta hoiab meid mugavustsoonis, et ta on reaalselt eksisteeriv substants, olevus justkui nagu olend, mis toitub siis meie energiast, aga tahad sa äkki natukene lähemalt rääkida, mida see tähendab, et ego on elus substants? See oli minule ka alguses selline üsna segane ja arusaamatu, sellepärast, et me ei tea ja me ei tunne peentasandit. Et inimesed, kellel on avanenud ekstrasensoorsed võimed, aga kes ise on madalates energiates, need inimesed näevad neid elavaid substantse. Ma panen neile ühise nimetuse koll, kuigi nad ei ole kollid, aga see substants on ka selline, elav substants on ka selline nimi, mida nagu võib-olla siis ei saa päris täpselt nagu igapäevakeeles kasutada, aga räägime meie täna kollidest, jääme selle kolli juurde. Et see on siis see koll ja see koll koosneb negatiivsest energiast ehk siis sellest samast negatiivsest energiast, mida me elu jooksul kogume enda ümber. Ja kui me ütleme, et laps sünnib puhta lehena, siis lapsel ei ole alguses seda negatiivset energiat ümber. Kus see negatiivne energia tuleb? Keskkonnast tuleb. Ja need on need samad programmid ja 3-aastasel lapsel on juba välja arenenud üsna selline tugev eneseteadlik ego. See on see, kus ta hakkab väärtustama seda mina ja eelkõige, kui vanemad ei oska last õigesti kasvatada, siis ta hakkab väärtustama seda väikest mina. Et ego kohta tegelikult on kirjutatud ka väga palju raamatuid, et ma kindlasti soovitan lugeda Eckhart Tolle Uusmaa ja seal on Uus maailm, et seal on väga ilusti lahti kirjutatud ego olemus, kuigi peab olema algteadmised, et sellest raamatust üldse aru saada. Ja teine raamat Siin ja praegu, Eckhart Tolle oma samamoodi, kus on egost kirjutatud küll nüüd mitte nii põhjalikult, aga ka ikkagi väga, väga ilusti, sest et miks pärast ego ei ole siin ja praegu, ta just selles raamatus selle lahti kirjutab, et ego on alati kas minevikus või tulevikus, sest et siin ja praegu hetkel ego ei saa neid programme kasutada. Ja siis on veel üks raamat, hetkel mul ei tule meelde Väikse hääle taltsutamine. Väikse hääle taltsutamine ja et ma just seda raamatut mõtlesingi, aga mul tule see praegu see kirjanik meelde. Et aga jah, väikese hääle taltsutamine, et kes suudab, isegi raamatuvoodides on võib-olla olemas ja nimetatakse ka, et see väike hääl sinu peas, et ego on alati see, kes ütleb, et ära sa seda tee ja ära sa sinna mine ja see on ohtlik ja ego on kõik see, kõik kahtlused, kõik hirmud, et see tegelikult on kõik ego. Ja ego suures plaanis, et meil on siin nii-öelda sellised, ka neil on oma hierarhia, et kui me mainisime enne ka maatriksit, see on üks siis maatriksi selline tööriist on ego, et kuidas seda kontrollida, kuidas inimestest ongi sünnisaadik kõikidel läbi programmide on see ego sees, see on üks viis, kuidas siis meid alateadlikult juhtida läbi erinevate hirmude ja see on ka ego teistpidi siis ka nimetada selleks mitteteadlikuks kollektiivseks teadvuseks. Ja just nii see ongi, mul jäigi ennem see küsimus ka vaata pooleli, et laps sünnib ja siis me hakkame looma talle neid programme, reeglina siis hästi palju tuleb ego programme külge ja kui me last ei kasvata teadlikult jumalikus energias ja jumalikes teadmistes, siis me kasvatame lapses ego ja tänases ühiskonnas, kuna me elamegi egode ühiskonnas ikkagi, siis need egod kasvavad väga kiiresti, väga suureks ja ego on siis see, kes takistab lapses just nimelt seda jumaliku puhast energiateket ja siis kui me räägime, et tänapäeval meil on nii palju probleeme täna noortega, siis kust need tulevad just nimelt nendest ego programmidest, mida me ei oska näha nagu ego
kui me räägime egost nagu suures plaanis, kui maatriksi programmi, et miks ta siis seotud on, kuna maatriks ise on negatiivne programm, ehk see on see negatiivne laeng. Ego toidab neid negatiivseid laenguid ja iga kord, kui meie kasutame oma negatiivseid programme, kasutame oma miinuspoolt, siis me kasvatame sellega oma ego ja tihtipeale inimesed elavadki nii suurte egokollidega, nad ise üldse ei saa aru, kus nende ego peitub. Et aga see monster on tema ümber juba nii suur, mis elab tema energiast. Ja energiast saab ta meie emotsioonidest. Et emotsioonid on need, millega me laeme seda ego enda ümber. Et ta on nähtav peentasandil. Ta on peentasandi substants. Ja me ei näe teda füüsilises maailmas, nii nagu ma enne mõtlesin, inimesed, kes näevad, kellel ekstrasensoorika on avanenud, aga kes näevad peentasandit maatriksi plaanis, madalates vibratsioonides, nemad neid kolle näevad. Tihtipeale need inimesed istuvad psühhiaatri haiglates või me teame näiteks selliseid inimesi ka, kes tarvitavad üleliigset alkoholi ja neil tekivad deliiriumid. Et siis, kui nad jooksevad võidu nende kuradikestega ja jumal teab millega, siis need on nende endi loodud egod. Ja kõik see kollimaailm, milles me praegult täna elame. Et me juba eelmistes saadetes rääkisime, et me oleme läinud üle 4. dimensiooni, mis on siis peenmaailma dimensioon ja me elame nendes energiates, ehk me täna olemegi selles kõige madalamas astraalis, mis on väga raske ja egodel on siin praegult suur pidu. Ma haaran kinni sellest, et sa ütlesid, et nad toituvad meie emotsioonidest ja kes siis teab ka, et inglise keeles tegelikult emotsioonide kohta öeldaksegi energy in motion, ehk siis energia, mis on liikumises, et ongi ju, et kõik meie mõtted tekitavad teatud emotsioone ja need on need siis, mis ongi, tõstavad vastavalt sellele, tõstavadki siis meie vibratsiooni, eks ole, et kõik, mis on solvumine, kurbus, viha, kõik see hoiab meid seal madalates sagedustes, madalates vibratsioonides ja kõik need, mis on siis need head, ütlемegi nagu jumaliku väljendus on see, mis on siis head emotsioonid, armastus, lahkus, läbipaistvus, ausus, kõik sellised emotsioonid. Ja kui ma toon võib-olla seose selle ka, millega me oleme eelmine kord veel rääkinud, et siis ongi see, et ka milliseid ajulained sul, ütleme, et milliseid laineid sa siis vastu võtad, millisel sagedusel sa oled. Ja ka see, eks oled, et kui me räägime, et ego meid mõjutab igapäevaselt, siis on seotud ka tegelikult otseselt meie ajuga, eks ole, et milliseid laineid me vastu võtame ja ego on see siis, mis hoiab meid seal nendes madalates sagedustes, selles nii-öelda ego raadiokanalil, et sa kuuledki kogu aeg seda. No selle egoga on tegelikult üsna keeruline sellepärast, et sa ei saagi sellest niisama lahti. Sa pead olema väga teadlik, et egost lahti saada, sellepärast, et kuna sa ei saa, nagu ütles, me ei saa aru, kui me oleme egos kinni. Et tihtipeale inimesed, kes on näiteks väga tagasihoidlikud ja abistavad teisi igal võimalikul ja võimatul moel, et siis need inimesed arvavad, et nendel absoluutselt ego ei ole. Aga tegelikkus on see, et ka see liigne tagasihoidlikkus, see hirm ennast väljendada, hirm oma tahte järgi elada, hirm liigselt välja paista, hirm sõna öelda seal, kus sa peaksid seda ütlema, see kõik on ego. Et ka see liigne tagasihoidlikkus ja kõik see selline liigne altruism, see kõik on ego, sest ego kasutab tõesti erinevaid emotsioone, erinevaid seisundid inimestes. Et kui me näiteks räägime madalast enesehinnangust, siis see on puhas ego. Et kui me mõtleme näiteks inimese ja ütleme, et tal on väga madal enesehinnang, siis tavaliselt sa ei saa selle inimese kohta öelda, et ta on egoistlik. Aga tegelikult on see puhas ego, sest et madal enesehinnang on negatiivne programm, mis ei lase sul olla see, kes sa tegelikult oled. Ja, no see on see, mida ma ka alguses mainisin, et ma arvasin, et mul endal, et mul ei ole sellist klassikalises mõttes ju ego. Et ma ei taha olla esirinnas, ma ei taha endale mingeid uhkeid masinaid, ma ei ole häälekas, ma ei trügi kuskile vahele. Et ma kujutsin ette ka, et ma olen väga hea inimene ja nüüd tõesti 6 aastaga, kus ma olen iga aasta osalenud siis veel nendel lisakursustel ja egoga tööd teinud ja on avaldatud siis seda ego arusaama, siis nüüd ma arvan, et isegi alles sellel suvel ma sain nagu nii sügavuti aru, et
mis on need konksud, millega minu ego mind kinni võtab, et näiteks mul on konkreetselt see, et hästi tihti hoiab just eraldatuse tunnet ja tekitab minus seda, et kõik teised on teistsugused. Et ükskõik, kus ma kuhugi lähen, siis ta annab mulle sellise tunde, et nemad on sellised, ükskõik kas olla siis positiivselt või negatiivselt, aga annab mulle kogu aeg sellise tunde, et ma olen erinev või et ma olen teistsugune ja minu ego nagu hästi tugevalt töötab sellega. Et mis paneb siis mingil hetkel ka siis mingeid tegevusi tegema või siis just vastupidi, jätab mingid asjad tegemata, sest ma tunnen, et ma ei ole ju samasugune. Ehk siis, et see on see jaga ja valitse programm, millega ta on mind kinni saanud ja millega ma täna väga teadlikult teen tööd, et iga kord, kui ma tabon ära selle, et ego viskab mulle selle, et sa oled jälle eraldi või et ma olen teistsugune, siis on see, et ei, ma hakkan otsima kohe, mis moel ma olen nende inimestega sarnane, ehk siis see ühilduvus, eks ole, ja ühenduvus tunne. Ma ei tea, kuidas sul isiklik suhe egoga on? No erinevad inimesed on erinevad tüüpi, et kuna sa ise tegeled samamoodi inimtüüpidega, siis sa tead, eks, et inimesed väljendavad ennast täiesti erinevalt, aga samal ajal võivad olla neil ühtemoodi suured egod. Lihtsalt üks on ääretult tagasihoidlik ja teine on ääretult ninakas, ülbe ja pealetükkiv, et mõlemad on egoprogrammid ja suured egoprogrammid. Aga ma kindlasti tahan veel rääkida sellest, et ego on see, mis tihti topib meile pähe selliseid mõtteid, mis ei ole meie omad. No enamus jagu ongi, et kui me räägime, et inimesel on kuskil 60 000 mõtet päevas, siis egoprogrammidest nendes on siis 59 000 ja võib-olla see pisikene väike summakene, mis on see 1000 mõttekest, mis sulle pähe tuleb nagu valgusest või ütleme positiivsest allikast, siis ego suudab need ka alla suruda. Et ma toon ühe väga hea näite, et kui me tegelesime aktiivselt äris, siis inimestele pakkudes erinevaid ärivõimalusi, siis alguses inimene haarab kohe kinni, jaa, nii tore, hakkame tegema, ta leiab enda jaoks mingi väga positiivse lahenduse, kui hakata midagi uut tegema oma elus. Ja siis järgmine hetk tuleb siis see ego sinna vahele, et sa ei ole selline inimene, sul ei tule mitte midagi välja, sa ei oska seda, sa ei oska inimestega suhelda, sul ei ole finantse, et see kõik on ego. See on ego ei taha, et sina areneksid. See on ego kõige suurem selline konks, mille taha ta inimesi püüab, eks, et sa ei ole selline inimene, sul ei ole piisavalt oskusid, sa ei oska seda ja toda, milleks sul seda üldse vaja on, ela nii, nagu sa juba elad, et teha uusi samme, see on ego on alati uute sammude vastu, et ühest küljest aju on see, kes ei taha väga muutusi, aga aju on meil seotud egoprogrammidega, sest me oleme ise seda loonud niimoodi, mõistus on täna seotud egoprogrammidega, et me oleme lihtsalt ise oma elu lasknud nii sügavale egoprogrammidesse, et me ei oskagi teha enam otsuseid ilma egota, oma hinge, tundes oma hinge, et alati esimesena räägib hing, et ütleme, inimene leiab kas või meie koolitustes midagi või leiab meie podcastides midagi, mis teeb, ja hing tunneb seal ära, ütleb, vau, see on nii tore, ma tahaksin ka, ja siis on see järgmine samm, kus ego ütleb, et aga sa ei ole veel selleks valmis. Ja inimesed kuulavad mida? Kuulavad seda ego, sest et ego sõna jääb viimaseks. Ego leiab 1001 põhjust juba eelnevatest programmidest, miks sa ei peaks seda tegema. Sest et esimene põhjus on, sa pole kunagi varem seda teinud, äkki juhtub nii ja naa ja ta loob sulle 1000 hirmu, miks sa ei saa tegelikult teha seda, mida su hing tahab. Just. Ja seal ongi see iidne muinasjutt, eks ole, et nii-öelda, et sul on see 2 hunti, eks ole, võitlevad seal oma vahel, üks on hea, üks on must, üks on valge, eks ole, üks on hea, teine on kuri ja siis väike poiss küsib vanase pealt, eks ole, aga kumb hunt siis võidab? Ja siis ongi ju see, eks ole, vast võidab see, keda sa toidad. Et kui me rääksime sellest, et kõik on energia, eks ole, kui see ego on elusubstants, siis tal on vaja energiat, tal on vaja seda, tema just toitub siis sellest madarast vibratsioonist. Meie toodame energiat, eks ole, et me oleme need valguskiirkurid siin ja ta saab meie energiat ja vastavalt siis sellele, millistes emotsioonides, millistes mõtetes me oleme ja mida rohkem me oleme siis nendes vanades negatiivsetes programmides, seda rohkem ta toitubki sellest, eks ole, ta saab sealt. Ja selle mõttes ka, et aju tegelikult iseenesest, et meie keha on neutraalne ja siis ongi see, et milliseid programme sa nii-öelda nagu siis või kellel sa lubad oma
ajuprogramme juhtinud, kas sul on see ego pool seal või sul on see hinge pool, et see, et aju on mingites protsessides võib-olla ei taha muutust ja ei taha mugavust, on need inimesed, kes on hästi tugevalt ikkagi ego programmides sees, et ego või ütleme, et su aju on ikkagi võimeline arenema ja ta ei pea olema kinni ainult seal ellujäämise protsessides, see ongi tegelikult evolutsioon, eks ole, et su aju areneb ja õpib, ütleme, et su ajumehhanismid, et sa ei kasuta ainult seda sellist, kuidas öeldaksegi seda reptiilset aju, mis on seal aegade algusest, mis tegeleb ainult sellega, kuidas ellu jääda, vaid et sa kasutaksid ka seda neokorteksit, kogu seda esiosa siin, et sa liigukski edasi sinna poole, aga seda saab teha ainult siis, kui sa ei kuula seda ego ja valid selle valguse poole. No ja meie hing on tulnud siia selleks, et saada erinevaid kogemusi. Aga kuidas sa need erinevaid kogemusi saad, kui sa kardad elukohta vahetada, sa kardad töökohta vahetada, sa kardad mingeid uusi asju õppima minna, sa kardad uute inimestega suhelda, sa kardad seda ja teist ja kolmandat ja tegelikult eks see areng jääbki tihtipeale sellepärast inimestel toppama see evolutsioon, et inimesed ei julge astuda neid samme, kuna aju ja ego hoiavad neid kinni nendes vanades programmides. Et see on see ego programm, et kõigil on ju võimalus täna õppida hingelist arengut, vaimset arengut, kõigil on võimalik õppida täna energeetilist arengut, miks nad ei tee seda. Ego hoiab neid vanades mustrites kinni ja ego on see, kes räägib, et sa oled juba niigi palju arenenud, sa oled juba nii tark, sul on juba 3 diplomit, mida iganes. Et ego on see, kes räägib just nimelt selliseid asju. Hing tegelikult tahaks hoopis midagi muud, aga tihtipeale ego on hinge niimoodi alla surunud, et hing ei tee enam ühtegi piiksu ja inimesed, ütleme ka psüühilised häired tulevad just nimelt sellest, et psüühika, see on hing. Ja kui sa oled oma hinge juba nii kokku surunud, et sul tulevad psüühilised häired, siis see tähendab, et sa elad ainult oma ego programmides. Ego on sind täielikult valutanud, endale võtnud, maatriksisse üle tõstnud ja sul tihtipeale pole võimalik isegi enam nendest maatriksi programmidest välja astuda, sest et nende inimeste kohta öeldakse, aga nad on oma hinge ära müünud. Ja. Kui me räägime täna ka tegelikult erinevatest ärevushäiretest, siis see on see ka koht, kus sa oled lubanud oma egol võtta endast võimuse, eks ole, läbi erinevate hirmude, läbi erinevate seisundite, võib-olla läbi erinevate traumade, aga ka on see koht, eks ole, et millega ego saab hästi kiiresti sinu käest toidu kätte, on see, kui sa oled ära ja hakkad kartma, eks ole, midagi, et sa võib-olla kas või siis kardad juba seda, et sul on see ärevushäire juba sellest mõttest, et sa tead, et sul see on see teadvustamine, tegelikult sa annad oma energia sellele substantsile. Aga võib-olla tahaks natukene rääkida, puudutada seda, et miks see ego on, miks see ego ei saa ära surra ja kuidas ego eksisteerib tegelikult siis, ütleme, et ego kui siis see negatiivne laeng eksisteerib igal pool kosmoses, välja arvatud seal, kus on see universumi keskus, kus me räägime paradiisist ja kus tuleb nii-öelda kogu meie ka superuniversum saab alguse, aga et igal pool mujal on ego olemas ja see on see, et meil on olemas igal pool duaalsus ja kogu meie evolutsiooni eesmärk on see, et meil on vaba tahe, õigus valida ja et me teeksime valiku, nagu sa ütlesid, et kui kõik on ainult positiivne ümberringi, kõik on valge, eks ole, sa ei saa aru, et kõik on valge, eks ole, sul peab olema must ja valge, et sa saaksid aru, et on mingisugune erisus, aga et äkki natukene räägime sellest duaalsusest ja sellest, et miks seda ego on vaja ja miks ta ei saa ära surra. No maailmas on pluss ja miinus, kõik need laengud on plussi ja miinusega, et üheaegselt ja me rääkisime sellest oma esimeses podcastis, et kõik osakesed on plussi ja miinusega ja kui tekib areng, ütleme siis arengu algstaadiumites, kui ütleme näiteks meie kui inimesed, inimkonnal, kes me elame siin universumi äärealal, oleme arenenud loomast, siis see meie selline loomne eksperiment on tegelikult üsna keeruline, et me peame välja kasvama loomast, loomsetest programmidest ja vastu saama siis kõigele sellele, mis toimub meie ümber.
kuna me oleme ka selline vallutatud planeet, ehk siis meie planeedil valitsevad egoprogrammid, maatriksi programmid, kus kõik on allutatud negatiivsetele programmidele, et negatiivsed programmid saaks läbi meie oma energiat kätte, siis meil on siin eriti raske. Aga oma arengus, kui me võtame nagu universumit tervikuna, siis see pluss ja miinus on loodud alati selleks, et inimene teeks vahel, no ükskõik mis olendeks, et olendid teeksid vahel vahet heal ja kurjal. Ja kuidas sa siis elud ikka õpid, et lapsed õpivad ju samamoodi, eks, et kui sa paned käe vastu tulist ahju, siis sa saad kogemuse, et ei tasu seda teha. Aga kui sul ei ole mitte kunagi millestki õppida, siis sa ei oskagi neid valikuid teha. Aga see valikute tegemine, ütleme, meie planeedil on väga raske, sest et meil on valida kas negatiivne või negatiivne. Ja seda positiivset on väga raske leida just nimelt selles plaanis, et positiivne sagedus on väga kõrgetes vibratsioonides. Aga kuna üldine taust on väga madal, siis siit üksinda üle hüpata positiivsusesse on väga keeruline. Nüüd, miks mujal maailmas niimoodi, ütleme mujal universumis niimoodi ei elata või kõrgemates plaanides, kõrgemates vaimsetes planeetides, miks seal ei elata siis niimoodi, nagu meie siin elame. Nad lihtsalt ei vali. Nad ei vali seda negatiivsust. Ja neil on kogemus. Ma toon ühe väga utreeritud näite selle koha peal, et kui sa lähed näiteks supermarketisse ja siis sul on seal näiteks ökotoitude osakond ja siis sul on kõik see muu pudi-padi, mida sa saad omale toidukorvi panna, siis on alkoholi osakond. Sa teadlikult, kas sa valid seda alkoholi ja sigarette või sa ei vali seda, siis meie planeedil enamik inimesi astub ka sealt osakonnast läbi, teades, et see kahjustab sinu füüsilist organismi, see kahjustab sinu ajuneuroneid, see tapab sinu ajuneuroneid, aga miks nad seda teevad? See on seesama eelmine podcast on ju, teadvus on lihtsalt nii väike, teadvus on nii kitsas, aga ülejäänud universum, nad ei vali seda alkoholi osakonda. Nad ei vali neid sigarette, nad ei vali seda, mis on negatiivne. Nad teevad valiku sealt, kus on need ökotoidukaubad, sest et nendel on see kogemus. Aga meie siin, me peame veel väga palju kannatama, et aru saada, milliseid valikuid teha. Ja kui me räägime siin kvanthüppest ja kvantüleminekust, siis kui maailm, meie planeet konkreetselt läheb üle kõrgematesse sagedustesse, siis need inimesed, kes ei oska teha õigeid valikuid, need lihtsalt ei hüppa üle. Nii lihtne see ongi. Kurb, aga nii see on. Jah, et võib-olla kui mõelda veel natukene laiemalt kas või nende valikute peale, et tegelikult ongi, eks ole, kogu meie elu on üles seotud selle peale, et milliseid valikuid me teeme, alustades võib-olla suuremates valikutes, mis sa poes teed, kus sa elad, kellega sa koos elad, aga tegelikult igal hetkel see ongi see, mis on nagu, milles seisneb ühtepidi meie jumalikkus, eks ole, et me saame ise iga hetk valida, mida sa tunned ja mida sa mõtled. Ja see treening ja see evolutsioon keerlebki selle ümber, et kui palju sa valid seda plussi ja kui palju sa valid seda miinust. Ja kui keegi on ka mõelnud, eks ole, et aga miks seda kurjust ja halba on nii palju, et mõni ütleb, on ju, et Jumal näeb kõike seda, eks ole, et miks ta lubab sellel juhtuda. Ongi ju see, eks, et meil on vaba valik, inimesed on ise selle valinud ja eriti võib-olla ma ise ka varasemalt olen mõelnud, et kui vaatad erinevaid selliseid ütleme, et silmi avardavaid filme, võtame kas või, kui me rääkisime siin Maatrixis, võtame selle esmase Maatrixi filmi, et inimesed vaatavad selle ära, jaa, äge, kihvt, lähevad saalist välja ja lähevad ikkagi teevad neid negatiivseid valikuid või elavad seal programmides, täpselt kõike seda, mis siis, kui ta vaatad selle Maatrixi filmi, eks ole, et mis on see, kui sa jääd sinna sisse, kui sa tuled sealt välja või kui inimesed on vaadanud kõik milliseid dokumentaalfilme, ütleme kas näiteks alkoholi kahjulikkusest või näiteks meie teatud mingisugusest kiirtoidu maailmast, kuidas neid toite tegelikult valmistatakse, et inimesed vaatavad selle filmi ära, oi, päris karm, eks ole, aga järgmisel hetkel lähevad ikkagi sinna hamburgeri putkasse ja ostavad ja söövad või teevad neid valikuid, eks ole. Et see ongi see koht võib-olla, mis näitab inimesele tegelikult, et sa oled endiselt oma ego lõksus, endiselt teed neid mitteteadlikke valikuid, eks ole, et sa oled selles programmi sees ja sa ise ei vali, ehk siis ma arvan, et see üks eesmärk ka selle
podcasti eesmärk on see, et hakata rohkem teadvustama seda, et kuidas sa ise neid valikuid teed ja olla, siis valida rohkem neid plusse või siis vähemalt teha teadlikult see valik teises suunas. Ja siin on veel see üks nüanss veel, vaata me ennem hüppasime sellest natukene üle, et need emotsioonid, et inimene valib, kas ta solvub või ei solvu, kas ta vihastab või ei vihasta, kas ta on tige või ei ole tige, meil on erinevad situatsioonid ja me valime, kuidas nendes situatsioonides, millist emotsiooni valida. Me rääkisime esimeses podcastis sellest, et see on väga keeruline, sellepärast, et kuna me oleme programmides, meie keha mäletab neid programme, meie ego söödab ette just neid programme, neid valikuid, mida me oleme kogu aeg teinud, et kui on näiteks selline situatsioon, siis sellises situatsioonis tuleb solvuda. Ja sellega on seotud meie kehakeemia. Ja kui kehakeemia läheb töösse ennem, kui me suudame teha teistsuguse otsuse, siis me lihtsalt automaatselt reageerime näiteks solvumisega, vihastamisega, reageerime selle negatiivse emotsiooniga, sest et keha on seotud meie egoprogrammidega. Me oleme lihtsalt niimoodi harjutanud nende 10 aastate jooksul, et tekib automaatselt see kehakeemia, tekib see keemiline koostis kehas, kui sa tunned just nimelt seda emotsiooni. Nüüd sul on vaja väga kõrget teadlikkust, et lükata see kehakeemia kõrvale ja valida see teine. Valida see harmoonia, valida see mõistmine, lihtsalt ise käies seda teed, see on keeruline, sest et sa pead hakkama vastu oma kehakeemiale. Aga kehakeemias on väga tugev ja loomulikult ego kasutab ju kohe ära selle sinu algse reaktsiooni ja lisab sinna juurde kohe neid oma mõtteid, sest et algselt kõik teavad, ütleme näiteks solvumise puhul, kõik on oma elus solvunud, ma arvan, et pole inimest, kes poleks solvunud. Et kõigepealt tekib see solvumise reaktsioon ja siis hakkavad tulema sinna veel need toredad mõtted ja siis sa muudkui lähed sügavamale ja siis tulevad veel mingitest vanadest aegadest veel mingid asjad ja siis ego muudkui sööb ära sinu energia. Ja järgmine kord see täpselt samamoodi kordub, sellepärast, et sa lased sellel juhtuda. Et nüüd peab olema, sa pead olema nii tugev, et sa sellel hetkel, kui tekib kehakeemia, ütled stopp, ma valin teistsuguse käitumise. Ja see on see Eckhart Tolle raamat, siin ja praegu. Ja siis on see, et kui sa suudad jääda selles hetkes siia praegusesse hetke, et sa ei lähe sinna minevikku, ükskõik või siis, et sa ei lähe ka sinna mingite tuleviku hirmudesse, vaid et see ongi see oskus tegelikult, mida me ka oma koolis õpime, seda läbi meditatsioonide, läbi selle kõrgema teadlikkuse, et sa igal hetkel suudad jääda siia ja praegu, kus siis ego ei tule vahele ja see on see ainukene nipp nii-öelda tegelikult, eks kuidas sa saad neid programme muuta ja hakata tegema neid teadlikke valikud, et ma samamoodi oma elus tean väga hästi, kuidas need automaatsed programmid tulevad, aga neid on jäänud järjest ja järjest vähemaks, et ongi tänu nendele praktikale ja sellele teadlikkusele ja see nõuabki pühendumist, et tegelikult et see on vahel isegi lausa füüsiliselt valus teha seda paremat valikut. Ja see on valus on just nimelt sellepärast, et see on kehakeemia, et su keha tervenisti reageerib, kõik su rakud reageerivad selle peale ja see ongi füüsiliselt on tunda see, aga see, kui sa oled võitnud selle programmi ära, siis see ongi see, et ego on kaotanud väga palju energiat, nagu me ütlesime, et on ju elus, eks. Tal on vaja energiat, et elus püsida. Ego on kaotanud väga palju energiat, et sulle seda situatsiooni luua ja kui sa valid teise suhtumise, valid teise emotsiooni, siis ego on täielikult nälgas. Mida ta siis hakkab muidugi tegema on see, et kui sina suudad oma egost ilusti üle olla ja oled, elad siin nagu üksinda oma kookonis, siis egod teevad oluliselt paremini koostööd kui inimesed oma vahel. Siis egod peentasandil lepivad kokku, eriti oma lähedastega, et nüüd teeme nii ja nüüd teeme nii, mine ütle seda, ma tean, kuidas ta reageerib ja siis egod teevad peentasandil koostööd ja siis kõige valusamad õppetunnid tulevad sul läbi nende lähedaste. Saad valivad need programmid, ütleme näiteks vanemate ja laste suhtes või abikaasade suhtes, kus on sul potentsiaal energiat kätte saada kõige suurem. Et sa võid jääda, sa oled küll, me teeme indiviidina, sa saad oma egost jagu, aga siis tuleb see teine inimene ja siis see on see, et kuidas ta sai mulle niimoodi öelda. Või niimoodi teha ja siis ego juba njam jälle läheb lahti see, kui sa annad oma egole jälle toitu. Ma ei tea, tõmbame otsad nüüd kokku.
see on jälle nii pikk teema. jah, et aga ilmselt väike algus on tehtud, et antud huvi, et ka uurida seda teemat iseseisvalt võib-olla rohkem ja keda huvitab, siis on ka meie YouTube'i kanalil väga palju videosid selle kohta, aga alati ikkagi jätaks ühe viimase sellise võib-olla soovitused, mida inimene saab siit ikkagi kohe täna teha teistmoodi, et hakata tegema neid paremaid valikuid, teadvustada ego, valida rohkem seda hingeteed, valida seda plussi, et kuidas sellest ego maatriksist jagu saada, mis oleks üks asi, mida saaks kohe teha? Õppima peab hakkama peab lihtsalt olema hästi teadlik ja peab enda kohta teada saama, kes ma tegelikult olen, kuidas ma reageerin, peab ennast jälgima, see ongi keeruline, aga ka meie keskuses, TVA keskuses õpetaja Natalja Rodina annab väga palju juhiseid ja meditatsioone, kuidas sellega hakkama saada. See on keeruline. Inimene iseseisvalt ei saagi sellega hakkama, sest et need programmid on liialt tugevad. Me oleme nendest läbi imbunud, me elamegi nendes programmides. Just on see, et me ise ei näe seda. Ja me ei näe seda, ja me ei näe, sest et ego on nii kaval, et käies juba peaaegu 6 aastat, meie maal, meie planeedil praegusel hetkel mitte keegi egost lahti ei saa. Küsimus on lihtsalt see, kui tihti sa valid ja kui tugev see sul on, aga ütleme, kui inimene tuleb niimoodi, tavaline inimene, kes ei ole väga tegelenud vaimse arenguga ja tahab hakata niimoodi nipsust midagi tegema, siis üksi täna ei saa. Me elame täna lihtsalt selles dimensioonis ja selles maatriksis, kus ego neelab su igal juhul alla. Ta leiab kas või eelmisest elus sul selle programmi, nii et ikkagi ma jõuan sinna maani, et tuleb leida endale õpetaja, tuleb leida areng, kus sa saad nendele ego programmidele vastu seista. Aga aitäh kuulamast, loodetavasti said siit põnevat mõtteainet, kindlasti mõnel reageeris ka ego, kindlasti reageerisid egod. Sest et neid ju paljastatakse, neile see ei meeldi, et avaldatakse nende tulemusi ja nende käitumise kohta, nad tahaksid jääda väga pikaks ajaks lihtsalt sinu väikseks hääleks, keda sa pead iseendaks. Aga kui sul on küsimusi, kui sul on soove meiega oma mõtteid ja oma teekonda jagada, siis sa võid seda vabalt teha, kommenteerida, võtta meie ühendust ja järgmise kohtumiseni. Aitäh sulle! Aitäh kuulamast!